Oleme Fotopointi ajaveebiga Sony hallis IFA 2013 messil ja oleme sealt üles otsinud Sony sellise originaalse või väga omapärase ja palju küsimusi tekitava sammu Alpha 3000. Mis selle kaamera eriliseks teeb, on see, et tegemist on välimuselt nagu peegelkaameraga, aga meil ei ole mingisugust peeglit sees. Ei ole ka katikut, on sensor APS-C mõõdus ja on objektiiv. Ja objektiiv on ka mitte enam tuntud A-mount, mida siiamaani on kasutanud ja mis oli siis põhimõtteliselt ka vana Minolta ja Konica, vaid on Sony E-mount ehk siis Sony NEX kaamerate objektiivid lähevad siia naturaalselt ette, ei ole vaja mingit adapterit vahele. Küll saab siia adapteriga panna A-bajonetiga objektiive. Nuppude asetus tagapaneelil, tegelikult ega sellest pikalt rääkida midagi polegi, sest pole nuppe, millest rääkida. Põhiline, mis silma hakkab, on see, et ikkagist jällegi Nexist hästi tuttav asetus ja samamoodi ka menüü. Näeme siin, eks ole, mis nupp mida teeb, mitte niivõrd nupu küljest ja siis saame siis vastavalt navigeerida. Üks halb asi on see, et ekraan on ainult 230 000 punkti, mis on ikka maru vähe ühe suure LCD, 3-tollise LCD ekraani jaoks. Peale selle, et ekraanil on vähe punkte, on ka elektrooniline pildiotsija LED-ekraaniga, mitte OLED-ekraaniga. Ja kui ma siit läbi vaatasin, siis andke andeks, aga see pilt oli üsna kohutav. Ümberlülitus ekraanilt siis elektroonilise pildiotsijale käib nupu abil, mitte silmasensoriga. Küll on hea asi see, et vähemalt on meil dioptri korrektsioon olemas pildiotsijal, et me saame ikkagi oma silma järgi asja paika reguleerida. Välguking on siis nii-öelda nutikas välguking Sony oma, mis ei ole ka enam see Minolta tüüpi. Näeme siin tegelikult praegu ainult keskkontakti, aga kui me siit vahelt, ma ei tea, näeme, siis siin taga on terve rida väikseid mikrokontakte, mis tähendab seda, et see on laiendatav süsteem. Ehk siis saab siia erinevaid, näiteks teise elektroonilise pildiotsija peale panna välklambi, mille juhtimine ja siis suhtlemine käib läbi nende väikeste kontaktide. Välgukinga ees on meil mikrofon, tuleme stereo mikrofon, videofilmimiseks oluline, saame stereo heli kohe peale. Ja siit käib meil lahti, on siis seetud välklamp, mis on küll maru tillukene. Sony Alpha 3000 on põhimõtteliselt samm jällegi kaardistamata territooriumile, ehk siis peeglid, täispeeglita, justkui peegelkaamera, suur sensor, mis annab meile hea pildikvaliteedi ja videokvaliteedi, optika, mis selle ilusti ära katab, selle APS-C mõõdussensori. Minu arvates üks oluline asi on see, et meile tuuakse peegelkaamera justkui kõrvale Nexi seeria kaameratele. Selles suhtes, et üks objektiivide liin, E-bajonet, mis sobib siis meie kompaktsele Nex kaamerale või siis suuremale Alphale. Ilmselgelt on see jälle esimene selline katsetus Alpha 3000 ja võib loota ja eeldada, et mingi hetk tuleb ka korralike kontrollfunktsioonidega peegelkaamera nii-öelda, millel lähevad siis E-bajoneti objektiivid ette. Oluline muidugi see, et see on hea hinnaga. Lettidel on oodatud umbes 399 € eest, mis on isegi soodsam kui nii mõnigi Nex kaamera ja see on juba väga oluline. Ehk siis kokku on hoitud võib-olla mõne väikse lisavidina arvelt, mis ehk ei olegi nii oluline, ja selle asemel on võetud suur sensor, korralik optika ja püütud see meieni tuua võimalikult soodsa hinna eest.